Ebaverre ehitatakse järgmisel aastal Euroopa Liidu taasterahastu toel tehas, mis hakkab biometaanist CO2 välja võtma. Aga kuna seda tehast veel valmis ei ole, siis me saatsime Romi vaatama, kuidas Ebaveres biogaasi toodetakse. Oleme tulnud uurima, kuidas need toredad Väike-Maarja lehmad aitavad omalt poolt kaasa sellele, et Tallinna bussidel oleks keskkonnasõbralikku kütust. Teie olete tulnud nüüd suure paagiautoga siia ja mis see siis tegelikult ikkagi täpselt on? Ühesõnaga, see on läga, mida ma nüüd koormasse hakkan peale pumpama. Läbi kaevus on pump, mis nüüd ise automaatselt läbi siit nüüd lööb mulle peale. Me oleme üritanud võimalikult lihtsaks ja Vao Agrole selle siis läga andmise meile. Aga mis see läga täpselt tähendab? See ei ole sõnnik, see ei ole... See ongi vedel läga, nagu näete kaevust on näha. See on vedel. Virts. Me saame ta võimalikult soojalt siit vahetult lehmade alt kokku korjatuna ja siis pumpame auto peale ja toome ta nii soojalt, kui ta siin püsib, toome omale jaama ja selle võrra me säästame ka jaamas omal kütmisenergiat. Ja see on selline iganädalane või... Igapäevane, nii laupäev kui pühapäev, aega vahetustega. Ja meil on omad ringid, ega see ei ole ainukene. Ümber siin Lääne-Virumaa, teised varmid ka nagu. Nii, nüüd võime sõitma hakata. Meie selja taga on Ebavere, Bioforce'i biometaani ja me tegemist on minu jaoks täieliku mustkunstiga. Teile tuuakse siia lehmade läga ja siis hakkab asju juhtuma. Mida? Ja, nimelt, nagu näete, paakauto on jõudnud jaama. Ja siit me pumpame oilasse. Läheb töötlemisse. Seejärel on meil tahke biomass siin näiteks kas silo näol või kanasõnniku näol ja seejärel liigub see toore siis meil pumpa, mis võtab läga ja võtab selle tahke, purustab seda tahket, segab seda selle vedela lägaga ja siis pumbatakse see kogu kraam käärititesse. See ongi üks käärititest, et see on siis täidetud circa 6000 kuupmeetri selle läga ja tahke seguga. Mis kääritite seda siis saab? Väga lihtsalt kokkuvõttes on see nagu lehmakõht. Seal toimub siis see käärimisprotsess, tekib gaas. Gaas koguneb meil kuplite alla. Siia kupli alla koguneb biogaasi, et seda siis ei tohi sassi jääda selle biometaaniga, kuna biogaas sisaldab ainult 60% seda biometaani siis. Ülejäänud see on kõik CO2. Sealt edasi me pumpame selle tekkiva biogaasi gaasipuhastusseadme poole. Mul on sulle nüüd peaaegu võimatu ülesanne selgitada hästi lihtsalt lahti, kuidas ikkagi lõpuks sellest kõigest saab see sõidukitele sobiv gaas. See gaas on soe ja ta on hästi niiske. Et toimubki siis gaasi jahutamine, sellega me võtame temast välja selle üleliigse vee, siis on sellest biogaasis siis hästi palju väävelvesinikku. See käib omakorda siis söefiltritest läbi, kuhu see väävelvesinik kinni jääb. Siis liigub biogaas edasi esimesse kompressorisse. Seal tõstetakse ta 15 baari peale. Seda on selleks vaja, et ta jõuaks teise filtreerimisastmesse, kus ta käib siis membraanfiltritest läbi. Sealt me siis eraldame sellest biogaasist CO2 ja CH4. CH4 on siis mootori kütus, sest CO2 on siis lihtsalt ballast, mille me praegu laseme atmosfääri. Mis sul koolis muide olid keemia ja füüsika hinded? 5. Su õpetaja oleks uhke sinu üle. No ma loodan. Aga kas see gaas, kui ta siit välja läheb, mismoodi see lõplik produkt on? Biometaan, siis CNG, compressed natural gas, ehk siis ta ei ole veel kuidagi see vedeldatud gaas, et ta on ikkagi jääb gaasi kujule meil, jah. Ja kui te olete oma kasutsid sellest lägast välja võtnud, siis ma saan aru, et tegelikult siis jäätmed või mis sellest alles jääb, läheb ju farmidesse tagasi või kuidas see süsteem... Just, et meie võtame siis sisuliselt sellest lägast välja selle CH4 metaani
muidu ta läheks lihtsalt põllule ja tõuseks atmosfääri. Lisame veel seda tahket, mis meil siin on valikus ja selle tõttu suurendame siis selle läga toiteväärtust ja meie protsessis hävinevad ka kõik umbrohuseemned, mis on farmeritele suureks peavaluks, kui nad mingit maalappi harivad. Meie auto tuleb siis biogaasijaamast digestaadiga, mis on siis see käärimisjääk, mis läheb hiljem farmil põllu peale. Paakauto saab selle tulemusena tühjaks ja siis auto läheb läga hoidla juurde ja hakkab sealt omale seda läga peale pumpama. Et meie püüdlemegi selle poole, et Eestis toimuks ringmajandus paremini. Siin on nüüd veoauto tuhkete kirjadega eestimaine rohekütus. No kuidas tunne on pärast kõike seda keerulist tehase tööd siis ikkagi päriselt saada midagi kasulikku siit välja? No see on ju lihtsalt tegelikult uskumatu, et sa saad nii lihtsatest asjadest tegelikult mootorikütust, et sul sõidavad Tallinna bussid, sul sõidavad sõiduautod, sul sõidavad suured rekkad selle gaasiga. Et võt, see on uskumatu. Me oleme nüüd jõudnud sellisesse moodsasse tanklasse, kus on kõik teie logod igal pool. See on meie esimene avalik siis biometaani tankla, kus siis saavad kõik tavakodanikud käia tankimas. Ja sõidab hästi? Sõidab hästi. Nii et kui järgmist korda Tallinnas reisite biogaasi bussiga, siis nüüd teate, kuidas see ahel välja näeb, alates Väike-Maarja tublidest lehmadest kuni moodsa kütuseni välja.